poisid. See on coachile. See on Kjurjama. Onka basketball. Kjurde. Ei, meil lausel. Jäta esimene pinkaid vabaks. Davai. Kesk-Eesti väikelinna Paidet on alati hellitatult nimetatud Eestimaa südameks. Tuntud peamiselt arvamusfestivali toimumispaigana on linna korvpallimeeskond tänavuseks hooajaks kokku pannud muljetavaldava koosseisu, millega minnakse mängima esiliiga võidu peale. Me tulime tegime seda Polsi Raptorsit vaata ja siis meil oli täiesti nagu kahtlane et kas me nüüd paneme Rahvaliigasse tiimi käima ja siis hakkame sealt tulema, aga siis mõtled selle tiimi peale, kes meil seal oli, et lõpus olid Konatšukid ja Böklerid, siis need vennad pigem ei tule Rahvaliigat mängima. Ma olen Torminast. Torminaks õudselt. Tormina väga meeldis. Tegelikult, kui poistel oleks head raha pakkunud, siis nad oleks tulnud. Aga siis, kui Konatšuk Türki läks, seda pappi ei ole võtta. Aga siis meil oligi põhimõtteliselt plaan lihtsalt, mida me teeme, et ei taha nüüd on see hype sees vaata, et nüüd oled seal kuidagi maailmas ja siis tuli Jannaga jutuks kuidagi kohvitada siin. See väga, ideaalne. Sander Viilup vaata mingis Kammi Raptorsis ja siis ta ju aitab endal papsil ka nagu midagi teha. Siis Janno on OG, Janno on väga lahe vend. Meeskonnal on siis tegelikult käsil 24. hooaeg. Et ma olen siin täitnud neid erinevaid rolle meeskonnas, et olen olnud treener, mängija ja nüüd siis võib-olla uus roll nagu rohkem, et ajan siis või siuke manager'i roll pigem. Ameteid on olnud erinevaid, on olnud vajadust ka saali põrandat pühkida, et mäng saaks toimuda. Noh, kui siit tagasi nüüd kerida, siis 24 aastat, siis oli see tavaline, et enne mängu siis või see nädalavahetusel mängida ega koristajad siis ju saalis ei olnud. Siis läksid 3 tundi varem saali, kõigepealt pesid põranda puhtaks, sättisid saali kõik valmis, vaatasid, et saaks muusika mängima ja siis tegid soojaks, siis edetasid postele, mida väljakul võiks teha ja nii ta läks. Ja nüüd see kõige olulisem küsimus, miks sa seda kõike nii kaua oled teinud, ehk siis mis see sulle endale tagasi on andnud? Ühest küljest nagu ma mängisin ise natukene palli ja meil kunagi Järvamaal olid hästi tugevad nagu meistrivõistlused. Olid ajad, kui meistriliiga mängijad, neid võib nimetada siin Kullamäed, Pärnad, Kangurid on mänginud kunagi Järvamaa korvpalli meistrivõistlusi. Kuidagi nagu kergejõustikulasena mulle meeldis nagu neile nii-öelda vastu hakata ja sealt kuidagi hakkas see korvpall kerima ja kuidagi siis mehed haarasid mu kaasa ja täna mulle tõesti meeldib. Nagu minu jaoks on see täielik hobi, et tulla saali, treenida, organiseerida ja võib-olla see ongi, et nagu see on koht, kus ma saan ennast maha laadida. Mina mäletan esimest, niisugust mälupilti oligi, kui ma käisin vaatamas neid kohalike liigamänge siis. Ja ma olin just siis trenniga läinud ja siis mõtlesin ka, et äkki saaks üks päev sinna Janno punti ja siis äkki 10. klassis, kui siis Janno kutsuski trenni. Ja pärast seda ma olen siis seal pundis nagu olnud esimese aastat rohkem küll nagu trenni keha, aga siis põhimõtteliselt juba siis 15 aastat, jah. Üks periood oli see, kus siis nagu Janno ise ka mängis, siis ta oli rohkem siuke vanemate ja siuke Tallinna meeste keskne. Siis me kukkusime alla üks hooaeg, kui me saime 21 kaotust hooaja peale. Ja siis me alustasime nii-öelda nagu nullist, et meil oli siin Järvamaalt siuke päris hea punt ja panime teist liigat. Esimene aasta kõige parem ei läinud, aga siis teisel aastal saime juurde juba ka Ringmetsa ja siis jõudsime Final Fouri. Final Fouris poolfinaalis kaotasime Pasariga ja kolmanda mängu kaotasime ka Pasariga. Aga õnneks siis too aasta keegi nagu üles ei tahtnud minna ja saime koha. Ja siis järgmine aasta juba võitsime. Et nii pikalt on see asja aetud nagu järjepanu ja tegelikult just siiamaani on olnud kogu aeg üks sama sponsor ka, nimisponsor, ehk siis Viking Vinda on. Et see aasta küll uus, aga nad ikkagi meid toetavad edasi ja see mõttes nagu respekt neile ka, et nad on seda meie kaasa teinud nii pikalt nagu. Meil on tegelikult olnud nagu 2 hästi kindlat nagu nurgakivi klubil põhimõtteliselt selle võistkonna loomisest peale.
on olnud siis aktsiaselts Viking Window ja Paide linn. Kõik need aastad on olnud sedasi, et kui osad klubid peavad justkui nagu mõtlema, et kas järgmine hooaeg mängida või mitte, kas toetajad on, siis nagu meie 2 nurgakivi ehk siis Viking Window ja Paide linn on sellised toetajad, kellega esiliigas nagu mängib kindlasti nagu hooaja ära. Ma mäletan seda suvel, kui Janvar istusime maha, et võttis meid nagu kampa vaates ja hakkasime mängijatest rääkida, siis ta luges kõik mängijad ette, keda ta tahaks. Mõtlesin, et joo, ma ei tea, kus kõik need vennad nagu õige otsa saata. No meil läks ka ju sellest esimesest conversationist, mis oli see, et vaatame, kuidas see aasta esiliiga läheb, on ju. Selleni nüüd peaks olema suur favoriit mingi 3 nädalaga vaata. Aga oligi, rääkisin korraks endast, siis head sõbrad, Allemann siin vaatab ja Jaak siin ütles, et enam meistriliigat väga ei viitsi teha ja siis lambist olin Ruubel ka ja siis pool meistriliigat on nüüd nagu Paides asja saab. Nojah, kõik selles mõttes teame, et Rapla kadus ära kõrgliigast, aga see nagu väga palju ei mänginud selles mõttes rolli, et mu plaan oli ikkagi sellest sügisest minna kooli, ülikooli ja siis ma tahtsin selles mõttes ikkagi Kossu edasi mängida. Ütlesin selle kuskil vist ka, et ma võtan nagu aasta korraga, et vaatame, mis see aasta toob ja siis saab sealt nagu vaikselt edasi liikuda. Tulles Paide meeskonna juurde, miks just Paide siit esiliigast? Ma eeldan, et sul oli ka teisi kosilasi. Esiliigast ma ei rääkinud kellegi teisega. Meistriliigast oli, seda on teada avalik info tõenäoliselt. Ise ma kontakteerusin Paidega, sest ma arvan, keegi vist ei oodanud, et ma lähen esiliigasse. Võtsin Jannoga ühendust, kuna mul oli varem juba nendega selline side olemas äkki aastast 2020 või midagi sellist. Kas see sinu puhul mingil määral näitab, et kõrgliiga ja esiliiga meeskondade rahalised võimalused on ütlustunud? See on viimastel aastatel või ütlustumas? See on hea küsimus. See on võib-olla meie managerile hea küsimus, aga ise ma näen seda võib-olla nii, et kui meistriliigas on kõik sellised üle 1000, mitte päris kõik, aga enamjaolt sellised üle 1000 mängijad, siis võib-olla esiliigas paar 1-2 või natuke rohkem. Kui esiliigasse tulles sa palgatasemes liiga palju järgi pidanud andma? Jah, võib nii öelda küll. Ma mäletan veel nagu suve alguses, tegelikult me keegi ei teadnud, et me täna siin kohas oleme, et tegelikult ma ei usku teha. Et ma tean, et Jannol on häid kontakte ja tegelikult me oleme saanud ka väga häid mängijad Paidesse varem, et Keerles, Ringmets, et meil on siin Kiu Rakenberg, et meil on tegelikult mänginud väga nagu palju nimekaid mängijad, et mõttes, et ma arvasin, et me saame kellegi hea, aga et meil süke punt kokku tuleb, seda ei osanud nagu keegi arvata, et siin on kindlasti Kasperi, Reia ja Ragnari roll päris suur, et vinge. Vabandust, härra bussijuht. Kas äkki saab midagi head meloodiat? Praegu saab küll kuulata, varsti tuleb kaju. Jah. Siis me peame ainult meie erimetalik kuulma. Kaju tuleb poole näevad. Ei, riietusruumis. Kaju on meie kapter. On meeskonna hing, süda. Raudvara. Jah. Kui Kaju räägiks, sa kuulad? Pigem kuulad. Ma üritasin esimene kontrollkohtumine, üritasin riietusruumis tribupastat lastes, Kaju ütles mulle, kuule, alased elu siia. Kõik. Täna proovib uuesti. Playlistis on, aga ma ei julge, see rock tuleb enne ikkagi selles mõttes. Ma võitlem Kajule, see tõmbab jämmu haipi, vaata. Jämmul käe eriti. Meil oli ka rahvas, et sujuvalt, kui Kaju tuli, läks kuidagi rocki peale. Ilma, et oleks midagi. Tänavune Paide on üldjoontes noortemeeste punt, kus korda on loomas ka endine koondislane Indrek Kajupank. Möödunud hooaja sai korra ära käidud veel Raplas, kuid nüüd on aeg, et pooleli jäänud töö lõpule viia. Eelmine aasta ma siin tegelikult alustasin, et Rapla võttis mind üle meistriliigasse, et natukene nagu jäi hing ka kripeldama Janno suhtes, et meil oli ikkagi eelmine aasta plaan põrutada nagu kõvasti, et ma sealt kohe algusest ära tulin, siis see ikkagi oli mul nagu hingel ja meelel, et Janno kevadel kohe helistas mulle uuesti see kevad siis, et mis järgmine aasta plaan on ja see on nagu sihuke esimene
märguanne juba oli nagu selles mõttes signaal, et ma tagasi siia tulen. Nagu eelmine aasta meil töö pooleli jäi, et see aasta seda lõpetada. Mis need Paide kui organisatsiooni, kui klubi, kui meeskonna tugevused on, et sa tänasel päeval juba kogenud mängijana sellesse kollektiivi kuuluda tahad? Siuke ägune jutt võib-olla, aga see Paide on siuke mõnusa auraga koht, eriti see saal siin selle võistkonna juures, et see on siuke Eesti mõistes üks väheseid saale, mis tekitab siukse hea ubase kodutunde nagu, et siin on mõnus mängida, siin on hea olla. Kõik on nagu selles mõttes nagu positiivne vibe on selle klubi juures nagu väga tugevalt, et see on nagu minule sümpaatne ja mulle meeldib seda sinna ajada. Peaasjalikult teame sind ikkagi kui kõrgliiga mängijat. Täna oled sa esiliigas. Mis need suurimad erinevused on just selle nii-öelda tööprotsessi osas kõrgliigas ja esiliigas mängimise vahel? No erinevus on nagu ikka selles mõttes suur, et me oleme 3 trenni meeskond pluss mäng, eks, et kuigi meie väliselt vaatluselt ju oleme suht sarnased tegelikult kõrgliiga klubiga, et olen olnud ka sellistes organisatsioonides, kus välised tingimused on isegi kehvemad kui meil siin praegu, aga kõrgliiga rutiin on ikka hoopis teine, et me oleme ikkagi amatöörid selles suhtes, et ütleme, et kõrgliiga ajal ikkagi hakkasid mänguks keskenduma eelmisel päeval juba, et on see magamine, puhkamine. Siin on juhtunud, et jõuad pool tundi enne mängu kohale, ei jõua oma asju läbi teha, mänguks õigesti valmistuda. Aga ei, saame hakkama, et ei ole nagu häda midagi kokkuvõttes. Mõtled, meil oli eelmäng 430, see ikka nägi välja nagu no päris päkt. Ei, aga siis meil oli kant üks see ju. Ja. Kõik siit tasuta fännisärgi ka. Me ikkagi anname nagu kommuunile tagasi ka. Kus sa näed nagu siukseid staaria, see on uskumata. Aga räägi, Essa mäng oli ja kohe keegi pani keskjoone sisse. Jaa. See on 8-meetrine diivan, kus peal me istume. Aga me tegime vastastele ka. No me oleme sõbralikud, vastased saavad ka diivani peal olla. Ühesõnaga, ja siis meil on Saverna läbi oma enda nagu tutvusta, mingi mööblitehas, tegelikult üldse Lõuna-Eestis paiknevad. Ja siis nemad tegid meie see diivani, ja siis meil on umbes nagu Euroliigas tehakse ka, vaata, et kui paned keskjoonet, on ju, paned mööda, siis järgmine mäng on nagu duubelsumma. Alustasime nagu 100-st. Raptorsi aega oli meil 1000 eurot nagu krediiti, saad siis selle firma poolt. No selle eest saad ikka suht okei diivani, mingi tugitool ikka seal. Ja siis Essa mäng, meil on õhtu ka, Erjo, ja siis ta umbes kirjutas see sott sinna peale ja siis me läksime riietusruumi, siis tulen tagasi, Erjo ütleb, kuule pandi kotti ära, et ma ei tea, mis tegema peab. Sinu tähed, pooled väljakul, ei ole nii! Uskumatu! Kunagi varem nii valmis on reis. Lähme. Reedel mängu päev. Pane Vanilla Ninja Kung-Fu. Just sama. Täpselt. Ja tegelikult. Pane mängu Carnival tule. Võistkonna pikaaegne alustala ja vedur on kahtlemata Janno Viilup. Kuid uuel hooajal on meeskonda uut hingamist toonud ka noored entusiastlikud korvpallifanatid. No meil ei ole mingit kindlat ametikohta pandud nagu Paide linn, väike linn, siis ega meie organisatsioon hetkel on ka suht pisikene. Ma arvan, et see pigem on rohkem niividi, et me kaardistasime ära kõik need võimalikud asjad, mida me saame teha paremaks, kus me saame juurde anda energiat ja siis vastavalt vajadusele siis jaotame jooksvalt need osad ära, kes kellega suhtleb, ma ei tea,
kes seekord toob, ma ei tea, pirukat, kes võtab kõlari, kes paneb mängupostituse ja muidugi kõik need vabatahtlikud, kes siis kodumängude produktsiooniga veel eraldi seotud on, et see on ka kindlasti üks osa, millega me isiklikult meie ei jõua alati siia nii palju varem, et 2,5–3 tundi varem hakata toimetama, ehk siis siin on nagu kohalikel on ka omakorda käsi mängus. Paneme otse ja toorelt. Kõige ägedam esiliiga sats see aasta kohe kindlasti ja mine tea, mis järgmine aasta saab, aga jaa, ma arvan, et siin ei ole vaja, siin on vaja ainult endale õla peale patsutada ja öelda, et me teeme ägedalt ja suurelt seda asja ja tuleb uskuda iseendasse, see on see kõige õigem vastus, ma arvan. Samamoodi nagu me kevadel nägime, et on tegelikult väga vähe vaja, et korraks tõmmata tähelepanu ühte kohta Tallinna meistrivõistluste näol, et on sul mingi üks tiim, kes teeb kaks takti teistmoodi mingeid asju ja kohe kõik inimesed räägivad, toimub mingi sumin, ja Paidega me tuldsime lihtsalt, et kuna meil kõigil oli mingisugune puude selle Paidega olemas, siis miks mitte viia seda esiliiga tasemele kohe ja kiiresti, et me jätsime vahele Rahvaliiga, me jätsime vahele teise liiga, mida meile küll pakuti. Ja algus pakuti küll. Aga see esiliiga tekkis ja nüüd tegelikult on juba ülihästi näha, et me kasutame mingis mõttes seda Raptorsi valemit ja me kasutame seda Paides ja esimene kodumäng oli täissaal, ma arvan, et see valem on täitsa nagu toimiv. Tegelikult see on võib-olla ka üks nagu põhjus, miks me seda asja siin selliselt ajame. Väike linn keset Eestit, kui laupäeva õhtul kella 6-7 sõita mööda linna ringi, ega siin väga palju inimesi ei ole. Ehk siis linnas justkui nagu on sellist, ma julgeks öelda, et meie mäng lisaks üksele sportlikule emotsioonile on tegelikult ka natukene kultuurisündmus. Ja linnal on seda nagu kindlasti nagu vaja, et meil eelmine hooaeg oli 330 inimest keskmiselt saalis, nüüd eelmine kodumäng oli juba sinna keris 380 juurde ja me tegelikult nagu minu üks eesmärkidest on kindlasti nagu kasvatada see publikuarv sinna lähes 500-ni. Et kui saaks keskmised numbrid nagu sinna, siis ma võiksin öelda, et ma nagu just olen ka hooajaga juba nagu päris nagu rahul. Et see on tähtis linnale, linnapea võttis selle aasta kohtumisel, kui me hooaega läbi rääkisime ise kokku, et tema ei võta juba seda aastaid enam spordisündmusena, vaid kultuurisündmusena, kuhu inimesed siis tulevad reede õhtut nagu veetma. Ole valmis, praegu alguses Järvelaine nüüd ei ole. Sulle jääb Leedukas, sulle jääb Kalpmäe, eks? Davai! Davai, Kotti! Davai, kolmil! Vaide! 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 Jookse juba! Viga on see. On! Hästi, Georg. Rahu edasi, ülekaal. Nagu ikka mängu alguses meil läheb natuke aega kohaneda just selle füüsilisusega, et me tuleme, just oleme valmis, aga iga mängu algus on natuke selline rabe, et me peame kohanema sellega, et vastased tulevad, tahavad meile kohe algust ära panna. See füüsilisus, sellega kohanesime lõpuks
Võtsime võib-olla natukene rohkem oma laua kontrolli alla, sest nad suutsid palju ründelaua palle ka, ma muidugi ei ole protokolli näinud, aga pigem jah, siuke second chance pointsid võib-olla saame kontrolli alla, mõned lihtsalt kaitses kätte sealt endal, mõned lihtsalt korvid ja sealt ei tulema hakkas. Sporti tehakse ju siiski fännidele ning selles vaates on Paide Kossusats igati omal kohal, kui tänavusel hooajal on kohaliku spordihalli tribüün triiki täis olnud. Ja siin on arvan rekordnumbrid. Ma ise olen käinud aastad, ütleme siis, kui Viking Vinda alustas umbes 20 aastat tagasi väikses saaris, siis on nagu kasvav võimas. Sellist massi ma olen ammu näinud. Mõned üksikud korrad võib-olla, kui on olnud siin võrkpallifinaalid omal ajal. Ja 10 aastat tagasi, kui oli Viking Vinda jõudis, Paide Kossu klubi jõudis siis esiliiga finaali mängida. Emotsioon, meeleolu. Tegelikult seda pakutakse kõige rohkem. Ja no ma ise vana spordimehena, siis on nagu võit. Kui ikka nagu võiduga lähed koju, siis on nagu uni ka parem. Nii et ma arvan, et tegelikult kogu see emotsioon, mis pakutakse, see on võimas. Hästi oleme jooksnud, hästi oleme kaitses. Ja teine veerand lauas oli ka kõvasti parem. Esimene veerand oli 60 laade, teine oli 3. Ja lõppes, minu paha oli see, mis me jooksime püksid valele poole. Ja kui on lõpus üles topis, saate mängida kohe. Saaren 3, eks? Võib julgelt ründ. Digi 2, Digi 3. Kutid omavahel ja Mellise pärast saunas õllekõrvale olid ükse peale karjuda palju läheta, aga nii kaua, kui me oleme seal mustade jõnta, siis ükse peale karju, vaid toetame teine. Saavad üle pärast. Jana juures. Ta isu. Paiste. Koli! Paide! Nemad ei jõua, meil oleks vaja tuua veel nagu keegi, kes jookseb. Ei ole hullu, ma lõpuni ka kõiki ka kaitses kätte ei saanud. Oli natuke risk, aga tunne oli kõik õige. Hästi Georgi, kõik hästi. Ei, Saist oleks pidanud lõikama. Saist läks samme nurka, tema oleks pidanud lõikama. Üldse ei tohi emotsiooni enam olla, jah? Mis te ütles? Palun istuga. Kaitseme kätt, meelt, oi! Aga emotsioon ei tohi olla veel. Paide! Ja Paide Pitcaster on võtnud selle mängu 107-89 võit, seni kaotuseta olnud Kadrina meeskonna vastu õnnestus hästi ja sellistel õhtutel vist on päris hea treener olla. On, et saime kolmesid sisse lõpuks, vist 50%, kui ma vaatasin õigesti, 15-3. Siukses mängus see annab väga suure eelise. Et täna kukkus, oli lust olla treener. Publiku rekord, nagu ma aru sain, 420 pealtvaatajat tribüünidel pole paha, ütleks klassikud ja sellised mängud ilmselt võiks siia tribüünidele veelgi rahvast juurde tuua. Ja ma usun, et siin läheb iga mänguga rohkemaks. Et eelmine aasta oli keskmine vist üle 300 ja siuksed võidud toovad rahva saali. Ja kui siuksed head võidud veel tulevad, et siis ma ei usu, et see 500 ka kaugel juba on. Et asi on alles alguses, nagu sa mainisid, aga kuidas sa seda punti, seda meeskonda iseloomustaksid? Ideaalis võiks olla suhteliselt atraktiivne võistkond, arvestades, kes meil tagamängid on. Et võiks proovida mängida kiirelt ja kaugviskeid. Et igas liinis on omad tugevused, ja peame proovima need kõik käima saada ühte jalga, et see kindlasti võtab palju aega. Eks paljud mängid on nii-öelda uues rollis, eks liidrid tahavad kõik olla, aga peame õppima kõik koos nagu mängima. Teeme seda.
Hea võit, väga väärtuslik võit. Näitab, et suudame küll. Ja pühapäeval trenn ja järgmine nädal uuesti. Ja pühapäeval Tallinna Ülikool. Jah, mingi teisel kellaajal, ajal. 4:30, kasvab vahem üles. Kasvab vahem üles, jah. Ja esmaspäeval on ka teises kohas. Tallinna. Eks. Jah. Davai, hästi. Kaju, keda valida tuleb? Lõigu ei tea. Teeme selle viime hääletus. Kooli! Hinnates Paide tänavust komplekteeritus, siis kõik alla kuldmedali oleks selge pettumus. Kui kõik kulgeb plaanipäraselt, siis miks mitte ei võiks meie kohalik kõrgliiga Kesk-Eesti klubi näol regionaalsuse mõõdet juurde leida. Kui me eelnevad aastad oleme võtnud eesmärgiks nagu play-off ja medal, siis sel aastal võib-olla kõike nagu nii-öelda veel paremini tehes või veel suuremat panust ja sisse pannes, ütleme, et nagu medal võiks olla nagu see, mida me sellel aastal nagu siis proovime jahtida. Sul on klubisse juurde tulnud ka noort äkilist ja sellist head uut energiat. Kas need mehed võiksid anda tõuke, et mängida tulevikus võib-olla isegi veel kõrgemal tasemel? Paide korvpalliklubi 7 visioonis on meistriliiga ambitsioon täiesti olemas. Kui klubi kontori pool kasvab ja muutub ka professionaalsemaks ja me näeme, et meie toetajad on valmis selleks sammuks, siis me kindlasti kätte ette ei pane ja me kindlasti prooviksime seda. Too aasta, kui me võitsime Eesti liiga, siis me mängisime ülemäki mängija Valgaga. Ja Jan ütles ka, et positiivne pulli, et see raha saatu kokku, et kas te olete valmis. Aga toona oli kõik sellised veits, et kurat, et kes koolis, kes oli just nii-öelda tööle läinud ja siis mõtlesin, mis seal ikka, et pole ikka päris meie asi vist on. Et see mõttes, et ma väga loodan, see oleks ka hea Eesti korvpallikaardile. Et nagu sa ise ütlesid, et võiks olla nii-öelda uus Rapla, mitte et nagu Rapla kuskil nüüd peaks ära kaduma, aga mingi vaheldus jälle. Nii minu arvates võiks Paide mängida ka meistriliigas, kindlasti, eks ju. 10 aastat tagasi tahtsime sinna saada, napilt jäi puudu, aga nüüd oleks õige aeg ja kui Rapla enam ei mängi, siis ma arvan, et Paide võiks olla see, kes täidab selle koha peagi. Kui me räägime lühikesest vaatest, siis ilmselgelt võita esiliiga ära kohe pauguga niimoodi, et me tulimegi, teeme suuremalt, teeme ägedalt, paneme kinni ära. Siis on mõttekoht, kas meistriliiga peaks täiendust vajama koheselt või tasuks ikkagi ehitada veel noori organisatsiooni suuremaks, tugevamaks, ühtlasemaks, proovida veel ühe korra esiliiga ära võita ja siis leida need vahendid, et minna meistriliigasse, mis ma arvan, et kindlasti peaks olema Paide meeskonna laias laastus nagu pikem plaan. Ja miks mitte, kui Vilniuses ei ole Euroliiga satsi ja Kaunases on, siis miks me ei võiks Paides olla Euroliiga satsi ja Tallinnas ei ole Euroliiga satsi, nii et nagu... Lõpuks tuleb ikka see, mis tulema peab. Kuid on näha, et Paide on pannud koduse korvpallimaastiku endast kõnelema ja seda kõva häälselt. Loodetavasti ei ole see kõik vaid hetkeline ja seeläbi jõuab kõrgliiga korvpall ühel hetkel ka Eestimaa südamesse.